Aga nüüd saate alguseks me räägime tuulikute teema, sellepärast, et tõesti ei möödu vist päevagi, kui ka ajakirjanduses ei ilmuks lugusid selle kohta, kuidas ühes või teises Eesti paigas on inimesed kokku tulnud lähemalt ja tuleb tõdeda, et ka väga kaugelt, et protestida tuuleparkide vastu. Väike meenutus korraks eile hommikusse. Ja vaat siin on nüüd küll ootus riigile, et tehtaks siis selgeks, et kuidas ja kui kaugele ja kui tugev see infraheli on, mis nendest tuulikutest tekib. Et infrahelis iseenesest ei ole midagi uut, aga uuringud, mis rahvale selgitaksid selle infraheli tugevust ja tema mõju, need tegelikult kas puuduvad või ei suudeta rahvakoosolekutel neid selgitusi välja tuua. Ma ei taha väita, et ei ole neid inimesi, kes ongi mures, kellel on hirmud, on palju küsimusi. Nendega tulebki tegeleda ja see ongi planeerimisprotsessi üks osa, aga on väga palju neid inimesi, kes esitavad väiteid, milles ma julgen täna kahelda, et need ei vasta tõele. Kolle liitumist jätkame siit samast stuudiost. Jüri Lavrentjev, no selles mõttes teie tegelete ka selle sama küsimusega, et kas tuulikud põhjustavad müra, millist müra tekitavad ja kas see on inimese tervisele ohtlik. Missugused mõjuanalüüsed olete tuuleparkidega ja tuulikutega seoses teinud? Me ei ole väga põhjalikult uurinud neid tuulikuparke. Ma olen küll mõõtnud ja meie labor on mõõtnud tuulikuid kuuldavast diapasoonis, aga praegusel ajal on üha rohkem räägitakse infrahelist, nii et infrahelit me ei ole kahjuks mõõtnud. Mis asi see infraheli on? Sest tõesti sellest räägitakse ja see on üks selline läbiv argument, ükskõik millises Eesti paigas mõni koosolek toimub, räägitakse infrahelist, mida tuulikud võivad põhjustada. No mõnevõrra see infraheli on nagu müstifitseeritud termin, et tegelikult kui ma vaatan akustikuna ja füüsikuna, siis ei ole sellist asja nagu infraheli, et on lihtsalt madalsageduslik heli, mida inimene tavavallusega heli, mida ei kuule ja siis umbes 20 hertsist allapoole nimetatakse kõik infraheliks, aga füüsikalises mõttes kõik on täpselt sama nagu muudel sagedustel õhumolekulide liikumine, põrkumine ja kõik see kehtib ka infraheli korral, nii et midagi müstilist seal iseenesest ei ole. Aga miks räägitakse tuulikute puhul, et tekib mingisugune infraheli, nagu te ütlesite, madala sageduse puhul, mida siis inimene just tuuliku läheduses võiks kuulda? No infraheli tekitavad need pöörlevad labad muidugi, nii et siin mingit kahtlust ei ole, et infraheli selles tuulikus tekib ja see kõik on õige, aga küsimus on lihtsalt selles, et kui inimene ei kuule, siis minu kindel väide on see, et see ei mõju ka kuidagi inimesele. Et ükskõik, mis õhu õnkumine on, siis ainuke organ, mis inimesel seda registreerib, on tema truminahk. Sealt edasi siis kõrvanärv ja kõik muu kereosad on täiesti immuunsed sellistele väikestele õhumolekulide liikumisele, nii et väita, et ka muu kere tunneb kuidagi seda heli, see on kõik väär. Väljamõeldis? Jah, väljamõeldis võib ka öelda. Aga kui me mõtleme selle tuuliku peale, et kui pannakse tuulik püsti, siis tuulikuid on eri kõrgusega, võimsuse mõttes erinevaid, et kui kaugele siis heli nad ju teevad, seda keegi ei eitagi, et paneme tuuliku püsti, siis müra ilmselgelt on, eks, et me ei saa seda öelda, et nüüd on samasugune vaikus võib-olla seal piirkonnas, kus enne tuulikuid ei olnud, et mis see müra tase siis on, mida üks tuulik või mitu tuulikut võib teha, et kui kõrgeks see võib minna? Noh, need tuulikud on ju kõik katsetatud ja standard on nende jaoks olemas, nad sertifitseeritakse ja nüüd on arendaja küsimus, eks ole, et kui kaugele ta selle tuuliku paneb inimestest. Et heli iseenesest, helitase langeb päris kiiresti. Selline rusikareegel on, et kui distants kahekordistub, siis tuleb 3 detsibelli läheb jälle vähemaks. Ja siin mõnesaja meetri või paari kilomeetri kaugusel olevalt tuuliku suurusest ja sellest pinnaprofiilist on täitsa piisav, et see heli langeks lubatud tasemele ja lubatud tase on Eestis piisavalt madal, et mitte inimesi häirida. Nii et siin ma ei näe küll mingit probleemi. Aga kuidas vibratsiooniga on? Et kui suurt vibratsiooni näiteks üks tuulik tekitab või siis 10 tuulikut näiteks? Vibratsiooni all me mõtleme ikka eelkõige pinnases levivaid asju, eks ole. Ja tuulik tegelikult pinnases mingit vibratsiooni tekita, sest labad tiirlevad ühtlaselt, midagi ei käi edasi-tagasi seal. Nii et
noh, mingi mõõdetav vibratsioon muidugi on, aga see jääb ka igasugustele lubatud tasemetele alla. Et see vibratsioon iseenesest ei ole mingi probleem. Mis väiteid te muidu veel olete kuulnud? Et no siin sotsiaalmeedias levib igasuguseid arvamusi, et nii kui tuulik kerkib, võib see olla lemmikloomadele ohtlik, sest et võib-olla kiirgab midagi, ka inimese mõttes võib-olla on ohtlik. Olete veel midagi kuulnud? Ja osa loomi tõesti kuulevad ka infraheli ja koduloomad, näiteks kass ja koer kuulevad ka ultraheli, et nad tegelikult kuulevad kõrgemaid toone kui inimene, nii et eks see on looduse poolt on selline kohanduvus tekkinud, sest peab kuulma oma vaenlasi ja samal see saakloomi kuulma, nii et inimesel see ei ole oluline ja sellepärast ta ei kuule ei madalaid ega kõrgeid toone, mis ongi mingil hetkel hea. Ja loomad oma suurema ja tundlikuma aparaadiga kuulevad muidugi muid helisid ka, kuulevad võib-olla maavärinaid, suuri laineid, mida iganes. Nii et selles ei ole üldse küsimus, et keegi... See ei ole nende jaoks ohtlik iseenesest? Ei, seda mitte küll, jah. Aga kuidas see kiirtusega lood on? Kas tuulikud kiirgavad? Ei kiirganud midagi. Kui me võtame helikiirguse, siis heli nad kiirgavad, aga mitte mingit sellist kiirgust, mis meid läbistaks. Miks meil praegu selline olukord tekkinud on, et inimesed usuvad ja levitavad väiteid tuulikute kohta, mis füüsikaliselt tõele ei vasta? No ma olen saanud aru, et inimesi võib-olla häirib osaliselt see, et need tuulikud on läinud üha võimsamaks ja kõrgemaks ja neid on rohkem ja enne lubati väiksemaid tuulikud, nüüd on suuremad tuulikud ja kindlasti teevad nad rohkem müra ja miks meilt ei küsitud ja kõik see. Ja see on siis omakorda hea pinnas selliste ma ei tea, kas soolapuhuja on hea sõna, aga sellised, kelle meeldib valeväiteid levitada, kes tahavad ennast kuidagi presenteerida. Nii et see on soodne pinnas selliste valeteooriate tekkimiseks ja olles ka piilunud pisut sotsiaalmeedias, siis väited on täiesti fantastilised, mida siinkohal ei jõuagi kõiki ümber lükata lihtsalt. Aitäh täna hommikul stuudiosse tulemast natukene siis lähemalt just